Mina olen Kaupo Laagrikel, tulen Riiast ja olen siis masinõppe ja keeletehnoloogia osakonna juht. Ja tulin täna siia, et räägin teile natukene krattidest ja ühest kõige suuremast kratist meil siis, mille nimi on bürokratt. Ja tegelikult siis mina olen siis üks riigipilve kliente ja kuna see on koostööprojekt meil RIT-iga põhimõtteliselt, et seda saaks tarbida lihtsalt, aga me jõuame, et me räägime tegelikult siis sellest, mida ka minister rääkis, et personaalsest riigist. Ja bürokratt on üks neid suundasid, neid samme, mis tegelikult siis peaks aitama seda, et me suudame nii-öelda proaktiivselt ja nii-öelda kodanikule siis kõik need lihtsaks asjaks teha. Ja seda siis nii-öelda selles vaates tarbitavaks panna niimoodi, et loodetavasti siis mina omal ajal näen ära selle, et kasutuliides, kui sellist ei ole vaja. Et räägib teiega nii nagu kas Siri või selliselt, et teil ei ole mingisugust keskkonda või täiendavat mingisugust portaali vaja, et seda tarbida. Aga enne kui lähme sinna, siis ma näitan alati niisugust head promovideot või siis seda visioonivideot, mis annab siis pilti, et kes ei tea, mis see bürokratt on, et siis see visioon on loodetavasti heli töötab. Siis vaatame selle korra koos ära. Kas temast tasubki rääkida? Mis temast siis nii erilist on? No hea küll. Bürokratt on lihtsalt üks kõige tavalisem tehisintellektil põhinev Eesti riigi virtuaalne abiline. Ta ei tee mitte midagi iseäralikku. Õigupoolest tegeleb ta täiesti tavaliste ja mõnikord isegi igavate asjadega, nagu vajalikul hetkel loa taotlemine, dokumentide uuendamine või leitud dokumentidest teatamine, värske lapsevanema toetuste taotlemine või kohustusliku kirjanduse raamatukogust laenutamine, tarbija õiguste eest seismine, leki mõlkimise tagajärgede eest hoolitsemine, vaktsiiniinfo jagamine, metsaandide tuvastamine ja 1000 muu igava asjaga. Nüüd sa oled kõik selle ära kuulanud ja mõtled kindlasti, mida sa peaksid kogu bürokrati poolt kokku hoitud ajaga üldse peale hakkama. Kes küll võiks teada? Täna on kõige mõnusam rannailm Pärnus. Soovitan sõita elektritõuksiga pääs külla ja minna sealt bussile. Bürokratt on digiriigi virtuaalne abiline, tänu kellele ei kuluta sa oluliste ning lihtsate eluliste küsimuste lahendamiseks ühtegi liigset hetke. Vali endale sobiv kanal bürokratiga suhtlemiseks ning saad kõik asjad aetud. Alati ühest kohast. Kuidas saad sind aidata? Nii, aga see oli hea visiooni vaade, et kus me tahame ikka. Kui keegi pani korra tähele, kui minister rääkis, siis ta rääkis, midagi juhtus 6 kuud tagasi. Kas keegi ei oska pakkuda välja, mis minister mõtles? Mis oli 6 kuud tagasi, mis välja tuli? Tegi vist maailmarekordi ka, kui kiiresti seda teenust hakati tarbima. Täpselt nii, õige vastuseks, siis 6 kuud tagasi umbes tuligi välja siis ChatGPT. Ja siis ta muutis oluliselt seda, kuidas arusaamine või tarbitav nii-öelda kas juturoboti või siis sellise tehisintellekti lahenduse vaates tegelikult, milline ootus tegelikult nii kodanikul kui meil on. Siin on kasu abimees nii tehnilisele, ma ei tea, administraatorile, kes paigaldab, teeb midagi, saab küsida, saab skripti vastust, aitab sul teha igast asju. Ehk siis selline ootus, mis nad tegelikult ootad sellelt lahenduselt, kaasa arvatud siis nüüd tulevikus bürokratilt, on tegelikult see, mida nad siis nüüd kõik ChatGPT vaates katsetada said. See on tegelikult mis tohutu töö ja pikk aasta, mis sinna inimtunde, ma tõenäoliselt seda ei ole avaldatud, ka keegi ei tea, et mis see tegelikult kõik tähendanud on. Aga meie vaates siis on ka, et mis meid eristab, mis bürokrat eristab, et meie virtuaalne abiline, ehk siis selle riiklik virtuaalne abiline, peaks oskama kõikide riigiteenuste puhul sarnaselt teha, ehk siis olla see abiline, oskama teid suunata, oskama küsimustele vastata ja tegelikult aidata neid asju teha. On see avalduste täitmine, on see mingisuguse taotluste tegemine või siis sellest lihtsalt informeerimine, et seda taotlust võib-olla ei olekski vaja teha sulle, et sa lihtsalt ütled jah, tahan, jah, ei taha. Siis see on see, kus jõuda. Ja ta tegelikult hakkab ja peab hakkama rääkima. Ehk siis see on see personaalne riik, mida siis kodanik või meie tahaks näha või mina tahaks näha õigemini. Ma ei hakka teie eest sõna võtma, aga kui ma tegelikult ei taha nagu selles suhtes taotleda mingisuguseid uusi lube asju, et kui see informatsioon on kõik olemas, saatke mulle see posti, jumal küll, mida ma seda taotlust teen, et miks ma pean seda nii-öelda enda aega kulutama selleks, kui tegelikult kõik informatsioon ja kõik vajalik asi on olemas teil.
Aga see ongi, ehk siis üks nendest olulistest kanalitest, mis on, see bürokraat võikski olla. Et tema on see virtuaalne abiline, kes aitab teil kogu selles riigi rägastikus asju teha niimoodi, et te ei peaks muretsema. Ja miks siis tegelikult, milleks täna siin riigipilvepäeval, miks me räägime sellest, on see, et tegelikult see on ka meil teekond. Ehk siis kui me alguses alustasime, siis oli võib-olla eeldus võib-olla niisugune, et kõik riigiasutused suudavad paigaldada seda tarkvara ise, et lihtne, mis seal ikka on. Aga kui me vaatame seda kirjut maastikku, kui me võtame ka kohalikud omavalitsused sisse, siis see päris nii lihtne ei ole. Et kes baseerub vanakooli VM-idel, kes on võib-olla esimest korda nuusutanud doktorit kuskil, kus kohta me iganes oleme jõudnud, siis see tase on erinev ja see arhitektuurne vaade, kui ma võtan seda mingi erinevate asutuste vaates, mingi turvalahendusest kuni mingisugust, ma ei tea, mingi prokside, ma ei tea milleni välja, seda ei halda mitte keegi ära ja kaasa arvatud meie, kes seda tarkvara loob, üritab seda väärtust kiiresti kliendile anda, siis me ei saa takerduda sellele, et me tegeleme pidevalt ainult selle tarkvara lihtsa paigaldusega, kui me tegelikult peaksime tegelema selle tarkvara siis väärtuse loomega ja et aidata siis kõik, kes seda teenust tarbivad, siis tegelikult siis seda sisu toota, mitte siis tegeleda selle tehnilise paigaldusega. Ehk siis hästi lihtsalt öeldes, mis me nägime, seda riigipilve osa seal on, see ongi see osa, me ei taha sellega tegeleda. Ei taha teada ka, et tahame minna pakkuda teenust ja bürokraat ongi riigipilvestanud sellele, et tulevikus oleks see üks klikk, kui see äripool, just ma rõhutan äripool, mitte ei lähe tehniline inimene seda tegema, läheb sinna, klikib ja ta saab selle vajaliku kõik need paigaldused tehtud täis automaatselt. Seal on kindlasti meil teekond minna, et seda me päris sinna ilusasse maailma jõuame, et kõik see täisautomaatne oleks. Seal on meil takistused, mõned DNS-id on kuidas automatiseerida seda osa, rääkida, kuidas taraga liitumine võiks automatiseeritud olla. Aga need on niisugused väiksed sammud. Et tegelikult esimene samm on see, et me ei ole küll seda laiemat reklaaminud, aga tegelikult sellest riigipilve marketplace'is on bürokraat nüüd ühe nupuga tellitav. Et sellest teeme lähiajal suurema väikse kampaania ka, et reklaamime, aga see on see, mis lihtsustab, eks siis tegelikult, kui te tahate oma teeninduslahendust, bürokraat on suures pildis esimestel sammudel teeninduslahendus. Enne kui ta saab täis targaks, ta on peab arvestama lasteaia laps, et teda tuleb õpetada, teda tuleb täiendada ja teda tuleb sinna viia sellesse kohta, kus ta tegelikult suudab rohkem abi toota. Ja loomulikult ei saa seda me üksi teha, sest suhtes see teadmune on erinevates asutustes laiali, nende teenused, nende teadmus. Meie saame aidata teatud osas. Avalike teadmuse vaates on ju, kuna riigis ka tegelikult ei ole ühte allikat, kus ma saaksin avalikku teadmust, mis on kõikide riigiasutustele või kohalike omavalitsuste üle, ei ole. Siis seda ei ole ka kuskil lähiajal kuskil käega katsutavalt võtta, siis me kindlasti lähme. Siin on ka meil võimalus tegelikult eksperimenteerida. Et ChatGPT on niisugune asi, mis tal on küll, ütleme nii, et ta snapshot on vist 2021 aprill oli vist, kui ma mäletan õieti. Seda rikastatakse pidevalt, aga selles suhtes see põhibaas, see mudel, see oli sellest hetkest. GPT-4 nüüd avaldati ka sealt peale, siis ja sinna tuleb tegelikult täiendatakse. Microsoft investeeris tohutu, siis põhimõtteliselt andis tohutu investeeringu siis sellesse tegelikult ka, et see edasi läheks ja nemad ise oma siis tegelikult Azure'i Cognitive Service sealt siis tegelikult pakuvad samat asja. Siis selles vaates on see oluline samm, et me saame ka tegelikult katsetada neid tehnoloogiaid. Ja tegelikult väga suuresti, et miks me seda katsetame, on see, et meil mingi hetk tuleb otsustada, et kas eetikasse ja musta kasti ma täna ei lähe, meil pole selleks aega. Aga siis, kui ma mõtlen selle peale, et kas riik peaks tagama lokaalselt vajaliku sarnase kompetentsi selle avaliku teadmuse jaoks ja kas me peaksime sinna panustama. Need on kõik küsimused, millel tegelikult hetkel ei ole nii ei vastust, et me peamegi tegelikult samm-sammult minema eksperimenteerima. Aga miks me riigipilve lähme, et see ongi, et me tahame tulla nende asutuste lähema, et teil oleks hästi lihtne seda tarbida. Meie pakume siis selle tarkvara, selle uuenduse, see ajakohasuse, need featuurid, mis teil vaja on ja siis riigipilv pakub selle platvormi, kus see asi kõik töötab, ilma et seda muretsema peaksite. Te lähete ja klikite, ma tahan bürokraatti ja te saate selle. Et seal on praegu mingid liitumisprotseduurid, asjad käivad ka juures, et tara ja kõik see muu. Aga kui me võtame see, et siin on käinud need kulujutud väiksed, et ei ole raha selleks või vaata. Kui te võtate, see on riigiasutustele pakutav teenus, kohalikud omavalitsus kaasa arvatud seal, et siis see 150 € kuud, mis on kuskilt keskelt läbi see praegune,
hinnastamine, seal on kindlasti mänguruumi ja vajadusel suureneda asju, olenevalt siis, kus need mahud ja mis keerukust te sinna tahate rakendada. Kui me tahame kindlasti, et ta räägiks tulevikus või oleks mingid avatarid või mida me räägime kasvust, aga praegusel hetkel kõige see MVP tase on see, et see on 150 € kuu, ehk siis kui te mõtlete mingi alternatiivi peale, mis on näiteks eras, siis need kulud on nagu marginaalsed. Et selles suhtes see on väike, te saate platvormi, teil on bürokraat, kus te saate teeninduslahendusena aidata tegelikult kodanikul kõige lihtsam vaasi kas või KKK-d, õpetada välja, aidata seda informatsiooni ja te tegelikult toote selle, et ei pea tegelema selle lihtsa korduma kippuva küsimuse või mingisuguse lihtsa vaatega ja te saate tegelikult panustada selle aja rohkem sinna mingi teenuste loomesse, teadmuse loomesse, mis iganes vaja on. Ja see on see, kus koht te tegelikult te saate siis. Ja see lahendus peaks aitama teil sinna sammult minna. Ja et ei peaks muretsema selle ei tarkvara, ei platvormi vaates, siis riigipilv nagu, kui me alustasime, siis see juba tundus nagu, et see suund siin on, see on mõistlik. Sel hetkel küll ta ei olnud ritial isegi, kui me selle esimese otsuse tegime. Aga selles suhtes ma ütlen ausalt, et see on päris äge koostöö olnud, et see on kahe meeskonna vahel nagu mõnes asutuses nimetatakse Tribe-süsteemiks, on ja Matrix-süsteem põhimõtteliselt, kus tegelikult kaks tiimi töötavad hästi koos, kus selle lõpptulemus on see, et ühe nupuga saab siis bürokrati paigaldada. Ehk siis nii siis RIT-i meeskonna kui ka siis RIA meeskonna, bürokrati meeskonna vaates oleme siis selles kohas, et see on nüüd olemas. Et üliäge tegelikult olla siin selleks ja rääkida ja kiita seda. Ehk siis kogu selle vaate asja mõte on see, et tegelikult selle asja teile lihtsaks teha. Mitte teile või meie siis nii-öelda meie klientidele, kes on ka siis RIT-i kliendid. Ja see, miks ma tegelikult olen, miks ma pealkirjas oli ka, mis ma räägin krattidest, kohe jõuan sinna. See on üks viis, kuidas tegelikult kliendile selle asja lihtsaks kättesaadavaks teha, sest et klient ei taha tegeleda või väärtus ikkagi tekib selle tarkvara siis selle kasutamise või siis selle kodanikule siis mingisuguse teenuse tarbitavaks tegemine läbi selle. Ei see platvorm ei loo otseselt väärtus, ei tarkvara lood, või see tegevus, mis siis teie teete selle nii-öelda terviklahenduse vaates, et te saaksite sellele kodanikule väärtust teha. Seal on see nii-öelda oluline koht. Ja RIT aitab platvormi ära tagada, siis see tarkvara pakkuja sellise antud juhul, kes on siis RIA siin, et bürokrati meeskond tagab selle parkvara, siis teil on lihtsalt selle kasutusele võtt, selle õpetamine ja siis see ei ole ka loomulikult nii lihtne, kui tundub, kui ma räägin seda. Aga see on nagu oluline samm edasi sellest, et te peate võtma selle tarkvara kuskilt koodihoidlast, selle ära paigaldama endale, saama selle asja tööle, saama oma sisemised funktsioonid tööle, siis see on nagu oluline võit, et see asi kõik lihtsaks teha. Ja seal on veel meil endal teha hästi palju ka, et see asi veel lihtsamaks teha. Et lõpuks oleks see täisautomaatne, et inimest ei oleks vahele vaja. Aga lähme sinna. Nii, aga enne kui ma nii-öelda siis, kuna mul aeg ei jookse, ma ei tea, palju mul tegelikult aeg on, et siis räägin korra teistest krattidest ka. Ehk siis bürokraat on üks nendest riigi kratiportfellidest, mis siis tegelikult me riigis oleme loomas või loonud juba. Et tegelikult RIA ei ole ainuke, kes loob kratti. Kratt on siis selline rahva pärimusest pärinev sõna, aga selle all mõtleme siis tegelikult mingi masinõpet, tehisintellekti sisaldavat rakendusteenust. Ja neid on teisi, kes tegelikult sarnasel viisil, kui me arendame näiteks, kui me hakkame nullist seda disainima, sellest visioonist kuni tegevuseni, siis kui kõik ei saa, mõni on hästi mingi äridomeeni spetsiifiline, et seda ei ole mõistlik kuidagi üldistada, aga on väga palju osasid nendest, mis saab, on sellest mudelist kuni tarkvara endani, siis saab tegelikult seda taaskasutada palju paremini, kui seda lihtsalt koodina kuskile hoidlasse ära panna ja lootes, et keegi leiab selle ja hakkab kasutama. Seda üldjuhul ajalugu näitab, et ega ei juhtu küll. Aga kui teha see arendada selliselt niimoodi, et see funktsionaalsust on näiteks eraldi saab võimalik kasutada hästi lihtsal viisil, siis marketplace, riigipilv oleks nagu selle ideaalne koht, kus kohast te selle nagu lihtsalt kättesaadavaks tehate, kus klient saab minna lihtsal viisil selle nii-öelda võtta endale tarbida omal sobival viisil või siis võttagi siis, kui sobib, siis koodina seda pärast ka. Ehk siis hästi lihtne näide on, meil on tegelikult valmis saanud anonüümiseerija, ta on toote nimi, toode tähendabki seda, et ta anonüümiseerib andmed ja pseudoniseerib ka vajaliselt. Ehk siis erinevus on see, et anonüümiseerija lihtsustan siin, et võtab põhimõtteliselt isiku andmed ära, pseudoniseerija vahetab ära, asendab need siis mingi teiste pseudoandmetega. Ja seda toodet siis samamoodi me tahame sinna
riigipilve marketplace'i panna, et seda saaks lihtsalt vajadusel tarbida. Demokeskkonnaloome ka, et saate katsetada, kas see on see, mis üldse vajadust on, aga selles suhtes, kui te tahate ise seda tootena, teenusena kasutada nagu seda kas oma teenuse juures või nagu mingisuguse muu asutuse protsessi juures, siis seda on lihtne teha, et te lähete lihtsalt seda marketplace'i ja klikkate sinna peale, ma tahan seda saada. Ja siis vastavalt sellele tekib see kulu. Nii kuna mul on 2 minutit jäänud, ma tahaks jätta teile, et saate mult küsida midagi oma kogemuse või mingisuguse vaate kohta, siis aitäh teile. Ma loodan, et ma sain selle lühikese ajaga teile natukene rääkida sellest kogemusest, aga küsige julgelt, kui on, et mul on 2 minutit aega küsimuseks. Oled õigesti aru saanud. Nii, käsi püsti, kellel on küsimus. Esimene on. Kohe saab mikrofoni. Ma küsiks kohe selle viimase anonüümiseerija kohta, et mis selle nagu planeeritav läbilaskevõime on? Selles suhtes see on, ta töötab NER-mudeliga, ehk siis ta tuvastab sellest tekstist või sellest väljast olemid, aga see läbilaske, eks oleneb palju seda riistvara topid, kui sa seda mõtled. Läbilaset sa mõtled mida? Palju suudab ühes ajas hetkes? Ühes ajaühikus nagu ära töötleb. See palju riistvara annab talle? 20 terabaidi töötlemiseks tunnis on vaja kui palju riistvara? Ma ei oska selle vastata niimoodi. Okei. Nii, kas meil on... Seal on üks küsimus veel. Tere päevast, Arku vallast Teppo Tepandi. Küsimus, kas kui täna on kratid, ütleme, ei jaga teadmisi, kas on plaanis, et kratid hakkavad seda õpetatud teadmisega omavahel jagama? Täpsusta teadmust siin selles vaates. Kui on näiteks kohalikum valitsus mingi küsimus, mis tegelikult kuulub hoopis politsei valdkonda? Ja küsimus, et jah, vastus on jah. Selle asja nimi on tegelikult Siimuke, ehk siis tegelikult päris nimega klassifitseerija. Ehk siis see on praegu hetkel projekti planeerimisfaasis, aga selles suhtes selle aastal me lokaalse klassifitseerija projektiga hakkame pihta. Ja sellele lokaalse klassifitseerija järgmine samm on globaalne klassifitseerija, kes aitab automaatselt siis leida asutuse, teenuse või teenuse meeskonna, mis vaja on. Et töös on vajalik, teame. Nii, tõmbame siit joone alla. Aitäh sulle. Väike